Motomelu andis väikese panuse filmiprojekti. Nimelt veebruaris esilinastub Eesti 90ndate autokultuurist dokumentaalfilm ja ka teil on võimalik seda läbi Hooandja kanali toetada, aga vaatame pisikese ülevaate filmist. Tere! Mina olen Sergei Zuganov ja ma teen dokumentaalfilmi nimega Kadunud unistus. See on lugu Eestist ja 90ndatest ja autodest, mis sümboliseerisid vabadust, riski ja unistusi. See on aeg, mida paljud meist mäletavad. Mõni helgelt, mõni valusalt, aga kindlasti väga vastuoluliselt. Kahjuks paljud lood sellest ajast on nüüd kadumas ja just neid lugusid tahan ma leida, talletada ja edasi jutustada. Filmis räägivad inimesed, kes elasid ja riskisid. Need on ärimehed, autosportlased, autohuvilised, politseiametnikud. Need on lood sellest, kuidas tühjadelt tänavatelt kasvas välja terve põlvkond inimesi, kelle jaoks polnud auto lihtsalt sõiduvahend, vaid märk sellest, et kõik on võimalik. See film valmib suuresti meie väikse meeskonna koostööst ja entusiasmist. Ja nüüd ongi meil vaja sinu abi, et viia see lugu lõpuni, et need unistused ei kaoks ajaga. Ja kui sa tunned, et see aeg, need autod ja need unistused on midagi sellist, mis kõnetab ka sind, siis tule kaasa ja toeta selle filmi valmimist Hooandjas. Sinu panus aitab talletada ühe väga olulise osa Eesti lähisajaloost. Ja võib-olla, kui film valmis saab, siis leiame koos need kadunud unistused uuesti üles. Juba lapsepõlvest peale olen olnud autode lummuses. Lõputus tavapäraste autode voos märkasin alati neid teistsuguseid, mis tundusid saabunud otse tulevikust. Väikese minu jaoks see polnud lihtsalt huvi. Need masinad tundusid elavat oma elu. Miks 90 on huvitav, ongi see sama, et nõukogude ajal lihtsalt ei omanudki autosid. Ja seal osadel peredel ei olnud seal eriti palju süüa isegi, ja siis lihtsalt nagu vaja ja siis saab selline auto. Ja auto omamine oli võib-olla mingi privileeg, mis ikkagi kuulus vähestele. Nüüd aina sagedamini küsin endalt, miks just auto? Mis mind tegelikult tõmbab selle metalli ja klaasi sädeluse poole? Kas mäletad Ferrarit, mis seisis piimakombinaadi taga? Rohelist BMW kabrioletti Kadriorus või Viperit, mille ümber tiirlesid kuulujutud ja legendid? No siis meie rabelesime ka, et enne neid jõuda, nii et me olime ikkagi esimesed. Need olid märk sellest, et kõik on võimalik. See oli metsik ida. Kuid midagi väga olulist jäi tookord lapse pilgule varjatuks. Seepärast otsingi neid autosid uuesti ja nende omanike lugusid. Oligi võimalik võib sihukese autoga sõita siis, kui Meelis Laava. Keeruline, väga keeruline. 3 autot piirasid mu autoringina ja tulid kummide vilinal. Ema ütles kaugelt, et võõrad lääne autod sõitsid meile nagu hoovi sisse. Meidniku karjääriga muidugi tulid meelde igasugused lood. Seda peeti Tallinna Miamiks. Läksin Pilitale ujuma ja tulin välja ja oli kapikalal käidud ja võtmed läinud ja autoga läinud. Aga mul üks niisugune kaustik, et kus ma siis, kui ma mingit autot nagu nägin, tahtsin nagu siis ära nii-öelda konspekteerida, et palju need autot see on. See oli kihvt elu. Siis too aeg, kas pannakse vangi või lastakse maha? Näitab mulle paperi, nagu paberitükk ja kirjas minu autonumber. Selle auto peame ühku laskma. Tollal see oli normaalne. Ühiskonnas oli selline suhtumine. See oli okei. Need lood on haprad ja kaovad koos inimestega, kes neid veel mäletavad. Ja võib-olla see on minu viimane võimalus.